No nii, head sõbrad, tere tulemast meie uude videosse. Selle autoga viid ma sõitma ei kellegi muu kui Taba. No tšau, Sander. Tšau. Me oleme tagasi või? Me oleme tagasi. Ja vaata, mille ma täna meile siia orgunnisin. Mõnus. Ferrari 296 GTB. Kas me läheme päriselt sellega sõitma? Me läheme sõitma, nii et let's go. Sa viid mu purksi sööma või? Ma viin purksi sööma ja sellisesse kohta, mida ta ei oleks osanud arvatagi. No nii. Nagu näha, siis esimese hooaja YouTube'i rahad on kohale jõudnud. Lappes Live'i rahad jõudsid kohale. Me saime endale siis Ferrari 296 GTB, eks ole. Ja no see on pill, no kuulake seda häält. See muuseas pidi olema üks kõige võimsamaid rendimasinaid siin Eesti teedel. Kuulake seda häält. Ja kuhu me lähme siis, sõbrakene? Me lähme legendaarset Tulnuka purksi sööma. Oled vaatanud Tulnuka filmi? Juss, anna ampsu! Kuule, Juss, kuule! Anna ampsu! Ja vittu! Meie vanused on kõik seda näinud, ma arvan. Vahepeal vanematele inimestele tuleb seletada, et mis asi on Tulnukas ja Tulnukas 1 ja Tulnukas 2. Ja. No, seda legendaarset lauset, et Juss, anna ampsu, seda teeme kõik. Ütlen ausalt, et siin nagu ma mõtlesin, et nendes autodes on kuidagi nagu ebamugavam istuda. Tõenäoliselt on suur vahe, kas sa sõidad 10 kilomeetrit või paarsada kilomeetrit sellise autoga, aga ma ei tea, mul on küll praegu mugav. Ei, mul on ka mugav, jah. Vaata, ma kartsin ka alguses seda, et ta on äkki nagu liiga selline kuidagi, kuidas ma ütlen sulle, et ta on madal, sa küll istud nagu paadis. Istud nagu vale nurga all. Jaa, vale nurga all, aga tegelikult aus vastus on see, et väga mugav on. Harjuvalt on küll, ma olen igapäevaselt harjunud istuma nagu suure maasturniroolis, aga ma arvan, selliseks hobiautoks ja fannimiseks on ta väga nagu nice. Noh, nii. Rohkemgi kui nice. Jaa. Ma hakkasin muusika produtsendiks. Sa midagi mainisid, jah, et sa oled hakanud muusikaga tegelema meil siin suuresti. See kõik on nagu veel lapse kingades, aga ütleme nii, et elus esimest korda ma ostsin FL Studio välja. Wow. Mul on, ei ole piraat, on nagu originaalne värk. Siis ma tegin ühe remixi ja mis saaks olla parem viis esimest korda lugu sõbrale lasta kui Ferraris. Jah, mis maksab peaaegu 350 000 eurot. Et on vähe Eesti remixe, mis on nagu esmaesitletud nagu Ferraris. Absoluutselt. Et mu naine on ka kuulnud seda ja nüüd sa oled teine inimene, kes kuuleb seda remixi. Davai, hea meelega kuulaks. See Triibu vasta Viina Ingel. Okei. Taba tegi sellest UKG ehk UK Garage'i remixina. Davai, kuulame. Peale või? Kuulame naised. Oma. Väga kõva ja. Me lendame. Kõva. Davai, ei see on nice, see on väga nice. Millega härra Taba teinud on? Ma arvan, et päris paljud meie vaatajad ei tea midagi. Lappes live lõppes ühel hetkel lihtsalt ära ja siis tuli Leho, kes natukene tegi seal omamoodi trianglit ja kadus ka. Kus kurat? Et jah, et nii läks. Ei, ma ju hoidsin kõike silma peal, mis te seal vahepeal tegite ja ma ei tea, kuidas see elu niimoodi läks, et me ühel päeval üksteisele Instagrami kirjutasime ja mõtlesime, pole ammu näinud, saaks kokku, läheks sööma. Läksime sööma ja sealt hakkas asi nagu keerlema kuidagi, ütleme niiviisi. Siis mulle vahepeal öeldi, et see auto maksab 4 minu X7. Et siis selles mõttes vastutus on päris suur, kui nii öelda. Vähe ei ole või? Vähe ei ole, jah. Aga samas kes ei riski, see šampust ei joo, nagu öeldakse. Elus peab funniga olema. Muidugi. 4,7 kilomeetrit.
taba. No nii. Let's go Purksile. Teeme ära. Let's go. Teeme ära. See Bemm tundus nagu haige hiiglane kõrval nagu. Volkswagen Golf sõitis mööda, see oli mingi suur auto. Perse ikka suht vastu maad, siuke 2 senti maast, siis vaata seal, mida seal lubama. Nii. Aga mehed, söömane. Lähme sööma, jah? Teeme Purksi. A few moments later. Meil elu sees nii kiirelt ühtegi Purksi kätte saanud. Esiteks, me elu sees ühtegi burgerit nii kiiresti kätte saanud. Teiseks on see, et ma ei ole seda maitsnud, aga ma tunnen lõhna ja mul on kõht nii tühi, et ma arvan, see on parim toit, mida ma ei ole kunagi söönud olen. Ma teen nalja, kui ma ütlen, et ma jõin seda kastet siit külje pealt. Siit saab nagu kastet juua niimoodi. See meenutab, Põlvas oli pargipaar kunagi, ma koolis käisin, ma käisin vahetunil kogu aeg ja seal oli, ma ütlen, aga see nagu... No nii, esimene amps ja esimene emotsioon. Täiesti. Pakku hea no või? Opa! Vana hea väga Purks. Muuseas, lihtsalt ma mainin. See maksis mingi 2 eurot. No ma räägin, kütuse paak maksab rohkem, et putta küll. Ma räägin, et... No just on ampsu. Sa sööd ja räägid samal ajal. Ühesõnaga, Andres, kes meiega kaasas on, kellega me auto saime, ütles, et tema siit Purksi süüa ei julge, sest ükskord, kui ta sõi, tal 4 päeva oli kõht lahti. Tegelikult? Jaa. Ta arvab siin pesta käsi. Aga me ei ole mingid lihtsad poisid. Üks on Põlvast, teine on Valgast, et me oleme hullemaid asju, kui ma elus söönud. Jaa. Sõbrad? Kujutan ette, milline mu nägu praegu on, aga vahet ei ole, see on nii hea. No, täitsa kõik. Oh my god. Nii, nüüd me sööme rahulikult lõpuni selle ja siis anname hinded. See on nii hea. See jookseb põranda. Nii, hakkame sööma. Oh my god. No nii, burger on söödud, hakkame kriteeriumite alusel hindama. Läga. Mis punkti skaala? Teeme ühest 5-ni, hindame läga, piffi, saia ja üldist kontseptsiooni. No nii, mina paneks kõigepealt sellele Purksile üldiselt, ma arvan, siuke 5-pallisüsteemist tugev 3+. Väga okei oli, natuke kuiv oli saia mõttes, veits üle lüpsed. Kastet oli nii palju. Kastet oli palju, seda jäi meil sinna asfaldile isegi maha. Jagub teistele ka. Seda jagub teistele ka, aga piff ise, ma arvan, väga siuke retro, klassikaline lägaburger, mitte millegi üle nuri seda ei ole. Ma ei tea, kuidas sul on. Oota, ma ütlen ka siis, mis see üldine hinne on. Jaa, üldine hinne. 5 punkti skaalal, ma ütlen, mul oli kõht nii tühi, et ma võin praegu olla väga nagu heas tujus, aga ma ütlen isegi 4, ma ütlen tugev 4. Kui me räägime lägapurksidest. Davai, okei. Tugev 4. Nii, mis järgmine oli? Biff. Biffi hinne? Biff on keskmiselt hea, aga kui rääkida lihtsalt biffist, siis on kindlasti paremaid. Paneme ka 3. Paneme 3, okei. Ja siis saiale hinne? Ei tea, sai oli pehme. Mõnele meeldib krõbe, aga kui ma enda peale mõtlen, mulle meeldib tegelikult pehme sai. Davai, super. Aga siis kahe peale kokku. Paneme 2 peale kokku 4 miinus, nii et on hea tugev hinne. Davai. Tasub tulla ja kui me räägime hinnast, siis tugev 5. Jaa, tugev 5. Saime vist 4 Purksi, ma ei tea, mingi naeruväärse raha eest. Tallinnas oleks läinud 2 korda rohkem raha. No selle raha eest Tallinnas siis saaks isegi 5 liitrit kütust. Jah, et tasus tulla. Muidugi, igatahes. Sõit viib. No kõht on täis ja me läheme maantee peale. See on maanteeauto. See on ikka maanteeauto. Külavaheteedel ei ole sellega midagi teha. See peab jälgima nüüd kõrdi lamavaid politseinikele. Ja. Kust suun käis? Jah. Harjumist vajavad suunad. Kõigil rooli pealt ei ole mingi kangi ega midagi. Siuke masin. Aga muidu väga chill masin, vaata. Väga chill. Tabaga paneme veits GTA vaibi või? GTA-le? GTA vaibi. Auto on õige. Ava. Oh yeah. Los Santos. Muuseas, GTA tuleb varsti välja ja mina kavatsen võtta puhkuse. Mina ka. Mina ka. Ära anna mind teistele. See oli suve meloodia. Milleks tagad ma sain. Hoia mind enda
tahad sitta, võtke siia ritta. Raha tahab rulli minna, rahvas tahab rulli minna. Ühendage jõud, rahvas, kõik te võite munni minna. Häälendage ringi, pange paugu nagu terro. Rahvas tahab mulli näha, näita neile kermo. Näita neile kermo, kuidas otsa peale saada. Näita meile kaasa, kogu Eestimaaga. A few moments later. Ülikõva. No nii, Sõbrad. see oli kogemus. See oli kogemus. Ja kui sa tahad sama kogemust, siis Auto 100 Rent, võta nendega ühendust, leiavad sulle masinale, leiavad sulle kindlasti mõistliku hinnaga arvestada, palju need masinad tegelikult maksavad. Jaa. Ütle, et Taba ja Valge soovitasid, nii et siis teavad, et paremat hinda teha. Aga davai, meie poolt kõik, näeme järgmisel nädalal. Me hakkame iga nädal uploadima, nalja ei ole, on ju. Bye! Davai, tšau!